Nii, tere jälle, meie siin. Tervist. Jessica Ameerikas, Erlis, kes enam ei ole amatöör, nüüd päris lihakokk. Ja me oleme jälle ja nüüd on meil kaasa antud niisugused lahedad tooted nagu on mesised ahjuribid ja Max Mooritzalt ja väga mõnus kasutada, siin on neid ka 700 grammi, circa 700 grammi on pakend, nii et tükihind tuleb ka odav ja suvel oli see väga hea mõju kaup, aga mõtle, aasta ringi eestlane sööb ju ribi. Võtad karbist välja, viskad ahju, lamps valmis. Just. Ma ei tea, sina pidid nendest tegema ühte koma teist. Ja minul siis Max Mooritzalt niisugune tutus toode, sealihakuubikud, sinepikastmes. Ja kuubikud on niisugused suured ja väga lihtne. Lõikame kausist välja või karbist välja, paneme potti, paneme vahukoort, natuke vett, paneme hauduma, lisame juurikaid, gaas peale, haudub, pehmed ja valmis. Väga simpel teha. Tund aega, alla tunni aja ilmselt. Ja on kogu kupatus meil olemas, 4-liikmeline pere söödetud. Vot nii, selline on minu toit, et ehk siis sealihakuubikud sinepikastmes aedviljadega. Mis sinul oli? Minul siis omalt poolt mesised ahjuribid ja nagu juba Priit rääkis, hästi lihtsaks on see toode tehtud juba marineeritud, ehk siis ribidega meil väga pikalt midagi mässamist ei olegi. Kui me paneme nad ahju ja küpsetame seal siis vastavalt juhistele, no kuskil circa tund aega või nii kaua, kuni ta on siis meil küps. Ja ribile kõrvale pakuksin siis täna ahjuõuna, mis on siis täidetud meil suitsujuustuga ja kõrvale sellele mõnusalt mahedale ahjuribile pakuksin keefiri ja mädarõika kastet, mis siis sellele mahedale ahjuribile annab sellise mõnusa terevama tooni ning kartulilaastud, rosmariini ja väikese õliga kokku segatuna, samuti ahju, nii et tuleb niisugune mõnus ahjuroog natukene teistmoodi võtmes. Ja kuna minul täna siis kõik asjad lähevad ahju, kaasa arvatud siis ribi kõrvale lisandid, siis valmistaksin ka need ette, et siis pärast järgi mööda kõik need asjad ilusti ahju pista. Õunal eemaldage siis südamik, ilusti kas südamiku lõikajaga või siis väiksema noaga ja täidame selle suitsujuustuga. Selle suitsujuustule lisame natukene vahukoorts, aga seda tõesti veidikene. Segame selle ilusti läbi ja siia samme õuna südamiku sisse me selle suitsujuustu panemegi. Ilusti täidame ta ära, keerame fooliumi pealt kokku, kes siis kuidas soovib, konfekiks või lihtsalt väikeseks õunapommiks ja õuna ongi valmis. Oleneb, kuidas te serveerida tahate. Kui koos hõbepaberiga laua peale panna, siis konfekina, paneme meie konfekina. Nii ja teine asi, mis veel ahju läheb, on rosmariini kartulilaastud, kartulid koos koorega, siis tegin õhemaks laastuks, pesin 2 korda külma veega, nüüd natukene õli siia peale, siis rosmariini, kellel on aknalaua pealt värsket, võtab värske. Täna meie siin kivekiirelt kasutasime sellist versiooni. Natukene soola, segame selle läbi ja koos õunaga see kartul ahju rändabki. Väga lihtne, hästi lihtne teha. Jah, just. Nii, ja mul siis hästi lihtne. Panin potti alla tilgavett, siia läheb sealihakuubikud sinepikastmes. Näeb, jah. Rahmake sisse. Kuubikud on niisugused mõnusad, mehised, suured tükid. Jatsule meeldiks need kuubikud. Raudselt. Ja vahukoor. Ning aedviljad. Võib muidugi enam ka keema lasta, kuna kuubikud olid praegu tundusid niisugused mõnusad suured, et teeme neile niisuguse eelkuumutamise ära, laseme nagu sossu läbi, hautame ja siis paneme aedviljad kaane alla ja hautame lihtsalt pehmeks ja saamegi niisuguse mõnusa pajaroa. Nii, mina siis panen juba suure hurraaga ribid ahju
ja nagu juuresolevalt pildilt võib näha ja ka pakendil on see ilusti välja toodud, ahjuribid rohke lihaga ja siin ribidel on nagu liha on mõnuga. Tõsiselt liha on nagu ikka mõnuga, sest siin liha on, mida süüa. Praegu panen siis lihad ahju ja kuskil vastavalt ahjule ja temperatuurile, kuskil maksimaalselt tund aega, võite vahepeal kontrollida küpsusastet ja umbes täpselt 20 minutit enne ribide valmimist panen samale plaadile ka siis selle ahjuõuna või kuskil 20 minutit ja siis need kartulilaastud, need peaks kuskil 20-25 minutiga selle ribiga ühel ajal valmis saama. Nii, mesised ahjuribid läksid ahju ja mul on siin esimene kuumus on lihatükkidest läbi käinud ja panen siis aedviljad. Mul on siin kartul, porgand, kaalikas, sibul, paprika ja pärast küüslauk ja mõne aja pärast, kui nendesse ka juba kuum läbi käinud, siis lisan ka veel natukene kapsast. Mauh. Ja juba paistab maitsev. Juba lõhnab ka maitsev. Väga niisugune tänuväärt toode nagu Max Moritselt välja mõeldud. Ja kusjuures kõikides suuremates kauplustes on saada. Võt, ja nüüd ta siin haudub, umbes tunnike. Nii, toidud valmis, kuidas sinu ribid ka valmis on? Tundub, et kõik on täpselt nii, kui peab. Väga hea, sest minu pajaroog on ka valmis ja mina hakkan nüüd kohe välja tõstma. Samal ajal kui Priit, ma jäin lihtsalt vaatama, see tõesti näeb hea välja. Samal ajal kui Priit hakkab siin oma toitu väljastama, rändab ka minu ahju roogahjust välja. Nii nagu enne räägitud sai, siis ribi läks meil varem ahju, õun ja laastukartulid läksid siis 20 minutit enne ribide valmimist siia ahju ja kuna on tegemist ahjuroaga, siis valisime serveerimiseks ka sellise huvitava ahjuvormi. Ning siin pokaalis on meil juba siis ka valmis segatud keefiri mädarõika kaste, mis siis kokku segatuna ongi mädarõigas keefir, vastavalt siis kogustele, kes kui tugevat või särtsakat seda tahab saada, saab endale teha. Hästi natukene rapsutan siia 5 pipra seguga peale, sest see ribi iseenesest on niisugune mõnus maheda maitsega ja tal kastmiks sobib niisugune särts kõrval väga hästi. Ja rosmariiniga siis maitsestatud kartulid paneme siia kõrvale veel ja muidugi see kurikuulus õunapomm, mis on meil ka näpuga tundudes juba täitsa valmis. Ja suitsujuustuga on see siis täidetud ning see läheb siia samamoodi, korraks keeran selle siia poole, siia keskele. Nii, ning näpu otsaga midagi värskemat siia nurka juurde. Ning kus on meie lemmikpott? Tüümian jälle. Tüümianit, mis siia õunale väga hästi peale sobib. Nii, minu roog siis seekord selline. Ja sellised meie toidud siis järjekordselt on saanud. Ja mis on ikka? Klassikaline. Lihhideni.